Mina räägin teile täna nõelakojast, selle ehitusest, erinevatest detailidest, millest ta koosneb ja sellest ka, milleks teda üldse on kasutatud ja milleks seda saab ka siis tänapäeval kasutada. Nõelakoda, siia saab panna sisse nõelu ja nõelad on siis nii-öelda maailma eest kaitstud ja meie oleme ka siis nõelte eest kaitstud. Nõelakoda on siis võimalik ja sobilik teha erinevatest toruluudest, mis on sees tühjad, mis saab ära puhastada näiteks südist ja kõigest, mis siin on. Ja tegelikult on ka selle nõelakojaga selline tore, et selle võib võtta ka mõnest praest välja, näiteks lambakintsust, mõne toru. Ja linnuluust nõelakoda saab selline peenem, filigraansem, ma isegi nimetaksin. Töö alustamiseks siis tuleb valida rõngas, võib ju võtta sellise võtmerõnga, võib ka tekitada nöörist mingi osa ja mõõta siis 4 korda. Kui me teeme paela punume ikkagi ponimuse, siis 4 korda 30 sentimeetrit võiks siis olla paela. Sellest tuleb tekitada siis kaks sellist 60-70 sentimeetrilist juppi, mis siis murrame omakorda pooleks ja siis saame ta silmusega. Kõik nöörid enne punumist soovitan alati üle vahatada mesilasvahaga. Ja seda paela siis võiks punuda oma nõelakoja koonuse jagu pluss 2 sentimeetrit. Kasutan siis ponimuse ehk siis 4-ga punutud võtet, sellepärast et see pael jääb ilus ümar. Nüüd on selline paelakene meil valmis. Kõik need 4 nööri ajada siit koonusest sisse, kitsamast osast, laiemast osast tõmmata välja. Ja selleks, et oleks vilti mugavam ühendada, et ei peaks nii palju jõudu rakendama, siis ja vildikoonuse tippu soovitan siis sellise jämedama naaskliga. Lihtsalt ette augu torgata, et mul on selline 3-nurkne naaskel. Võib kasutada sellist koonusekuulist naasklit, et pilt ei hargne ja on selline elastne materjal. Paari pistega ühendada siis see pael, mille te just punusite siia. Vildi koonuse tippu. Ka esimene piste ja teist korda veel. Ja nüüd siit vildi seest, vilt on üsna paks materjal, vildi seest liikuda selle punutud paelaga natukene alla ja siis terav nurga alt üles ja tagasi. Ja kohe, kui on see nõelakoda koos vildi või kanga või mille te siis valite valmis, siis ta tuleb see tõmmata sisse üsna kõvasti, sellepärast et siis hakkab see vilt võtma ise siin vaikselt sellise nõelakoja kuju. Loomulikult armastati ju ka kõike ikkagi dekoreerida, puitu, kakaluu materjali ja ma arvan, et selleks kasutame meie siis sellist vurbuuri. Et vurbuuriga saab siis nii auke, kui saab ka freesida. Paneme selle vurbuuri käima. Ma arvan, et ma ei hakka seal mingit ornamenti üldse ette joonistama. Ma teen niimoodi nagu tuleb. Väiksed süvendid. Alguses natukene fikseerin seda teravikku. Ja kuna selle puuri ots on koonus, siis saab oma mustrit niimoodi jälgida, et kui ma tahaksin näiteks mingisugust suurema läbimõõduga musta täppi, siis ma lihtsalt puurin natukene rohkem, vurritan rohkem. Teen paar väikest täppringikest ka, et oleks huvitavam.
on hästi pisike, selline paari millimeetri läbimõõduga. Ja nüüd minul on vesilasvaasilistesse vormikestesse valatud, võib olla ka täiesti mingisugune tükike ja või seda võib ka spaatliga suruda, et aga kuna on selline üsna kõva ja tahke tükk, siis võib selle vaha kohe siia määrida. Ja nüüd, kui ta tundub selline väga must, siis kõik see ülejäänud värv, mis ei ole just täpp ja mis ei ole just oramed, tuleb lihtsalt maha pühkida. Ja mina armastan sellist õlivaha alati lõpus, sest tegelikult selline puhas vaha puhastab alati töö ära. Ja ta puhastab ka töö ära sellest mustast vahast. Siis on libe. Jätab selle pinna ilusti ära puhastada teie kunstiteosel. Ja sellise toreda tulemuse saab ka niimoodi, kui veel pärast luumaterjali õlis keeta. Ta tuleb siin läbipaistev nagu merevaik.